Ketrin, kas sul mees on? Ma ütlesin, et on. Kas sa oled abielus? Ma ütlesin, et ei ole abielus. Ja siis ta vaatab mulle otsa ja ütleb, et aga sa tead ju, et nüüd sinu suhe sinu mehega muutub. Et oli ilus, tore oli seal Kristeli podcastis rääkida, kuidas ma oma kuninga olen leidnud. Aga et ju see siis nüüd läheb metsa. See suhe ei läinud metsa, vaid see suhe purjetas hoopis kuu aja pärast sellisesse kohta, et ma olen täna kihlatud selle sama mehega. Ma otsustasin ühel hommikul ärgates, et aitab Helina, aitab sellest ohvrirollist. On aeg olla õnnelik, on aeg muuta midagi ja minu esimene muudatus oli see, et ma hakkasin uuesti kehaliselt aktiivne olema. Ja sealt väikeste sammudega liitus kõik sammu paika ja ma võin siiralt öelda, et see oli otsus. Ja seda ma tahan ka sulle öelda, et tegelikult õnnelikkus on otsus. Sa ei saa mitte kunagi teha õnnelikuks inimest, kes on otsustanud olla õnnet. See ei ole häbi, see on ühesõnaga ta on ühiskonna poolt stigmatiseeritud täielikult see haigus, igasugune sõltuvus ja inimesed peidavad seda ja ei tunnista. See, et jälgida iseennast, kus ma praegu olen. Et kas ma lähen kellegiga kaasa, kas ma rändan kuskil minevikus või tulevikus ja tuua tegelikult ennast praegusse hetkesse. Et mina igapäevaselt näiteks väga konkreetselt jälgin iseennast. Et kui keegi on minu juures mingite emotsioonidega, me läheme ju eriti empaatilised inimesed, me läheme teise inimesega kaasa, jube lihtne on meid nagu nii-öelda rivist välja lüüa, siis see iseenda taipamise kohta, et oot. Ma olen praegu siin, ma olen selles hetkes, kas see tunne ja see emotsioon, mis just uksest sisse astus, kas see on minu oma? Sest nagu öeldakse ja nagu on targad juba ammu öelnud, et kes on oma alateadvuse peremees, see on oma tervise peremees. Aloha imelised seiklejad, vaatajad, kuulajad teisel pool ekraani. Minu nimi Kristarra Laksmi Titton, tulemas eetrisse imelisest San Diegost, Californiast. Ja ma kutsun ennast uue aja coachiks, usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need avame, saame hakata elama oma unistuste elu iseenda tingimustel. Ja tere tulemas sellesse imelisse aega, kus me siis täna oleme tähistamas aasta aega Aarete seiklused podcastiga. See on olnud võrratu aeg, võrratu kasvamisaeg nii mulle kui saatekülalistele ja kõigile saate kuulajatele ja fännidele ja ka vaatajatele, kuna meie podcast on olemas siis ka visuaalses vormis YouTube'is saadaval. Ja selle aja jooksul oleme siis saanud üles laadida 27 siis episoodi tänase päevaga ja külas on meil käinud siis 14 esinejat ja iga siis osalejaga on ka üles tulnud uus kingitus. Kingitused te leiate alati siis iga episoodi siis Podbeani märkmetest alt väikese kingituste siis lehega, mille saab kätte siis alati, kui te jätate oma väikese siis e-maili. Ja meil on olnud väga põnevad siis ka edetabeli külalised, siis, kes on siin suuri saavutusi teinud ja täna on teil päris mitme nendega võimalus ka kohtuda personaalsemalt. Meil on olemas Riina Raudsik ja Marika Müü-Laid, et kõik nemad on olnud siin suured tegijad ja pärast jõuame ka täpsemalt, et mis vägitegudega nad hakkama said. Ja Marika Müü on super tegevjuht ja sina oled samamoodi selles juure transpersonaalses koolis olnud toimetanud pikemalt ja juba ka pikemalt toimetanud terapeudina ja sinul olid ka väga põnevad teemad, mis sina siin välja tõid, et ja ongi, mikrofon on sinu päralt, Marika Müü. Ja, aitäh, jah. No, eks ma räägin ikka enda isiklikest kogemustest selles mõttes, et nagu siin juba enne räägiti ka, et ega kliendid, kes meie juures käivad, sõbrad, kes meie ümber on, et lõppude lõpuks on mingid teemad, mis on väga universaalsed. Et eriti kui me räägime näiteks mingisugustest emotsioonidest, projektsioonidest, nagu me siin viskasime välja ka, et igasugused halvad sõnad keegi meile peale pannud või mingid sellised teemad,
et ma olen ise tegelenud erinevate selliste enda sees olevate teemadega, teiste inimeste projektsioonidega juba päris mitu aastat, kui ma üldse hakkasin selle peale mõtlema. Et tänaseks ma olen enda jaoks defineerinud selle niimoodi, et me elame justkui kogu aeg minevikus ja samal ajal elame tulevikus ja jube vähe elame olevikus. Mida see tähendab? Minu jaoks tähendab see seda, et kui keegi näiteks lapsepõlves meil on öelnud mingeid asju, me oleme lapsepõlves kellegiga kohtunud või isegi mõni päev tagasi, siis me muudkui ketrame enda peast teemad, mida ta mulle ütles, miks ta mulle ütles, kuidas ta mulle ütles ja mis me siis iseendaga teeme. Me iseendale tekitame kogu aeg selle emotsiooni uuesti ja uuesti ja uuesti. Vahet pole, mis emotsioon siis on. Ega need ei ole ainult kehvad kogemused ja halvad kogemused, need on ka tegelikult rõõmukogemused, eks ju. Et kui meil on midagi väga-väga hästi läinud, siis me elame ikkagi seal minevikus, sellepärast, et see on see koht, mis tekitab meile rõõmu. Me läheme sinna tagasi ja võib-olla on mingisugune võib-olla ankur, kust ma mingil kehval hetkel saan selle hea emotsiooni sealt kätte. Ja samal ajal võib olla see ka tulevikus, sest me rändame edasi ja tagasi, mõtleme, et kui mul oleks see või kui mul oleks too, nagu siin juba eelnevalt ka juttu oli, et elame selle nimel, mida meil veel ei ole ja elame selle nimel, mis juba oli. Et need emotsioonid, eks ju, et mul endal on ka kogemused selle koha pealt, et keegi kooli ajal ütles, mina olin kooli kiusamise konkreetne ohver, et selles mõttes ja ma elasin seda ülirasket läbi. Oma vanematele ma ei saanud sellest rääkida või ei tahtnud rääkida ja tegelikult kaasut öelda, siis mingi hetk ma isegi tegin otsuse, et ma unustan ära oma lapsepõlve. Ja nii sürgusega ei kõla, tegelikult see ongi täiesti võimalik. Inimene on võimeline unustama ära mingi osa oma elust. Kuni selle hetkeni, kui see on jällegist otsuse koht, et ma võtan otsuse vastu, hakkan tegelema iseendaga ja siis tulevad need asjad meelde läbi teatud protsesside. Aga et see tuleb tagasi, aga on võimalik ära unustada, sellepärast, et see on inimese jaoks niivõrd selline, meil tule nüüd eesti keeles see sõna, see overwhelming nii-öelda. Ülevoolav, eks ju, et see on nii raske ja siis mingi hetk inimene lihtsalt teeb otsuse, et ma jätan selle kõik sinna paika. Ja samamoodi me teeme seda olevikus ka, eks ju, näiteks töö juures, et jah, ma olen ettevõtte juht ja ma olen päevad läbi inimestega seotud, et minu juures ju käib päris palju iga päev erinevaid inimesi, töötajaid on ju. Neil kõigil on omad emotsioonid, neil kõigil on omad tunded, neil kõigil on omad teemad ja väga palju probleeme on. Alati tohutult palju probleeme ja seal vahel manööverdada ja sealt hakkama saada, et rääkimata veel erinevatest kultuuridest, eks ju. Et päevad läbi manageerida kogu selle keskel on ju, keegi alati ütleb midagi kuskil kellegile. Ja nüüd on see tegelikult see koht, millega mina ise olen väga palju tööd teinud, ongi see, et täna minu jaoks on põhiline selline ankur koht ongi see, et kuidas me need asjad enda pealt nii-öelda ära saame, kuidas me ennast nii-öelda ka kaitsta saame, ongi see, et jälgida iseennast, kus ma praegu olen. Et kas ma lähen kellegiga kaasa, kas ma rändan kuskil minevikus või tulevikus ja tuua tegelikult ennast praegusse hetkesse. Et mina igapäevaselt näiteks väga konkreetselt jälgin iseennast, et kui keegi on minu juures mingite emotsioonidega, me läheme ju eriti empaatilised inimesed, me läheme teise inimesega kaasa, jube lihtne on meid nagu nii-öelda rivist välja lüüa, siis on see iseenda taipamise koht, et oot, ma olen praegu siin, ma olen selles hetkes, kas see tunne ja see emotsioon, mis just uksest sisse astus, kas see on minu oma? Absoluutselt see, miks ta meid trigerdab on sellepärast, et see on meie sees olemas. Muidugi, ega muidu see meid ei kuidagi puudutaks, aga teisest küljest on hästi oluline tulla nagu enda hetkesse kohale ja tunnetada, kas see on praegu see emotsioon, millega kaasa minna. Minu jaoks on see koht, et see teadvustamine, et ma ei lähe lihtsalt sellega kaasa ja ma valin, kuidas ma sellele reageerin. Et see on selline mingis mõttes ka enda kehtestamise koht. Mina näiteks kasutan väga palju erinevaid meditatsioonivõtteid ja tegelen ka energeetilise maailmaga. Et energeetilises maailmas on tegelikult väga konkreetselt minu väli.
et ma kaitsen iseenda välja ja vahest on ka niimoodi, et ma kehtestan ennast väga konkreetselt mingites teatud hetkedes ja olukordades, kus ma ütlen, et see minu energia on minu oma ja ma ei luba sinna sisse kellelgi kas konkreetselt tulla või ma ei luba ka endalt energiat ära võtta. Need on väga lihtsad taotlused iseenesest, mille peale inimest ei tule, aga see on enda kaitsmiseks. Et näiteks üks nendest võtetest, eks ju, et minu energia on minu oma praegusel hetkel ja mis see siis annab? Esiteks energeetiliselt annab meile nii-öelda selle kaitse, aga teisest hetkest, teises momendis see toob ka meid endasse tagasi, et me teadvustame, kus me sellel hetkel parasjagu oleme. Sest üldiselt on niimoodi, et kui me ennast käest ära laseme, eks ju, me ei pane tähele, mis meie ümber toimub, me oleme nagu suured käsnad. Ma olen ka niimoodi klientidele öelnud, et me oleme nagu käsnad, kes korjavad selle sodi igalt poolt sisse, vahet pole, kes kus tuleb. Ma ei tea, poes müksad kedagi ja saad sõimata, on ju. Või tänapäeval on ju niimoodi, astud uksest välja ilma maskita, saad õues ka riielda, et sul mask ei ole metsa vahel, on ju. Et selles mõttes siis me korjame selle sodi kõik endasse ja siis me oleme selle jamaga kogu aeg koos, on ju, läheme koju, magada ei saa, on ju, lapsed käivad närvidele ja nii edasi, on ju. See on see otsuse koht, on ju. Kas need tunded on minu omad või need ei ole? Ja tegelikult see lahti laskmine on otsus. Minu jaoks on see täna otsus, enda kehtestamine. Et Kristel tegi enne väga hea lihtsa sellise sissejuhatuse ka üks ülilihtne meetod. Lihtsalt saadan kõik võõrad energiad endast minema. Kõik. Energeetiliselt see tegelikult päriselt ka toimib. Et mina olen õpetanud oma lastele ka seda, et mul lapsed teevad ka, tõmbame enda energia tagasi, saadame võõrad energiat minema ja lapsed on ülitundlikud ja nad kohe tunnetavad, kohe näed, kuidas need suunurgad lähevad ülespoole pärast seda, kui nad saavad sellest koormast vabaks, et see on äge selline. Ja väga olulised punktid. Meil on nüüd tulnud üks küsimus sulle, et Marit küsib, et unustatud hetkede taaselustamine, uuesti mäletamine on huvitav, et kuidas seda teha? Kas sul on soovitusi? Ja neid meetodeid on hästi palju, et minu tee algas siin 2016 äkki või midagi sellist, kus ma võtsin otsuse vastu, sellepärast, et mulle mingites kohtades hakkas närvidele käima, et ma ei mäleta mingeid asju. Et inimesed räägivad sündmustest ja mina ei mäleta. Esimese asjana mina näiteks üks meetodist on see, et mind õudselt hakkas tõmbama millegi pärast kundalini jooga. Et ma käisin kundalini jooga tegelikult laagris, kus on väga sügavad praktika. Kundalini on üldse tugevatele inimestele, mina ütleksin nii. Et ma tegin sealt läbi väga tugevad retriidid, mis oli minu jaoks muutev, aga see oli ainult algus. Ja teine asi, mis ma olen teinud, ma olen ju lõpetamas, nagu sa Kristel mainisid, seda juurekooli, see on tegelikult transpersonaalne psühholoogia. Ja läbi hüpnoosi, hüpnoteraapiate, läbi erinevate rännakute, läbi erinevate meditatsioonide, põhimõtteliselt mina hakkasin nii-öelda taastama oma mälestusi, oma mälu, hakkasin küsima küsimusi oma vanemate käest, mis toimus lapsepõlves. Mina olen selline inimene, et kui ma mingi rännaku või mingi tripi kuskile teen, eks ju, on see siis hüpnoosis või millega iganes, eks ju, siis ma tahan teada fakte. Et ma tahan teada, kas see, mida ma tunnetasin, see, mida ma nägin, kas see on ka õige. Ja niimoodi vaikselt on nende aastate jooksul tulnud, et nüüd ma olen seda juurekooli lõpetamas iseenesest ja ütleme niimoodi, et tänaseks ma olen intensiivselt muidugi tööd ka teinud ja mul on üsna hea pilt ees. Et kuni sinnamaani, et ma olen ise kogenud ka iseenda sündi, et selles mõttes käinud ka need asjad läbi ja siis ema käest pärast küsisin, et kuule, et räägi, kuidas sul rasedus kulges ja faktiliselt ma panin kõik paika, et selles mõttes mina ise ennast olen õppinud usaldama. Et see on võimalik ja see on töö. Ja üks asi, mis sa mainisid siin ja mis ma ise ka tunnen, on hästi oluline tänasel päeval, ongi see enese kehtestamine.
et see algabki sinu puhul ka, sa tegid väga suure transformatsiooni ka siin selles sisemise pere coaching'u programmis, kus oli tegelikult just see enese kehtestamine, algaski sellest ka see endale aja ja enda siis eest hoolitsemise siis ruumi aja tekitamine. Ja juba see muutis hästi palju sinu elukvaliteedis, sinu kohalolus ja hästi palju asju läbi selle hakkas muutuma. Ja võib-olla ongi, et praegu see ajastu, kus me oleme nii-öelda siis üle liikumas, ongi see, et vanas mõtlemises oli ikkagi see, et oi, et kui sa endaga tegeled, see on egoism ja halb asi, aga et ongi, et tegelikult kui tegeleda just selle teadlikkusega, enesearmastusega, siis see enesekehtestus on tegelikult A ja O. Mina ikka ütlen, et see on uue õnne valem number 1 on ja, et kui see paigas ei ole, no siis muud asjad, minnes tagasi ka siin Helina ja teiste eelkõnejate juurde, et vundament on siis täiesti paigast ära, et see on väga hea punkt, mis sa nagu siis välja tõid. No üks asi, ma võib-olla ütlen siia juurde veel, et mis on minu puhul hästi oluline olnud, on tegelikult üksinda olemine. Et see korra käisid läbi ka, et see aeg iseendale reaalselt, et ma olen olnud rõivatööstuses, tootmises, selles mõttes 20 aastat tegev ja see on ikka üliintensiivne ala, kus töötada. Ja eriti veel sellises olnud, ma ise olen terve elu hullu pannud põhimõtteliselt nagu karjääri nimel ja töö nimel ja töö on ju vahepeal sai nagu lapsed ka on ju, et need olid ka planeeritud on ju, et kõik käis kalendri järgi, et selles mõttes mingite viperustega, aga siiski, et nüüd alles ma tegelikult olen õppinud võtma selle aja iseendale, nagu päriselt iseendale, et ma arvan, et kui mõni inimene, see on jälle see eelduste teema, on ju, et kui mõnda inimest me näeme kuskilt minevikust, on ju, me ju alati eeldame, eks ju, ise eeldame ka, et teda ma mäletan sellisena, ta on selline, vaata, aga tegelikult inimene võib muutuda nipsust päevaga, reaalselt. Et ma võtsin vastu otsuse, ma tegelen ja pühendan ise endale aega. Ja siis ma ise seisan samamoodi silmitsi selle teemaga, vaata, et sul on alati kiire, vaata, et sul ei tasu helistadagi, on ju. Et aga see on prioriteetide küsimus. Ja inimene eeldab, on ju. Aga prioriteetide küsimus ja täna üks suur prioriteet minu jaoks on mina ise. Et ma võtan väga aega enda jaoks, jah. Väga oluline. Nüüd üks küsimus on veel tulnud, et kas võib olla mälestusi lapsepõlvest, mida pole vaja mäletada, mingi peidetud trauma, kui kasulik on neid mälestusi esile tuua? Jah, peidetud traumad on selline huvitav teema, et küsimus on võib-olla isegi selles, et kas on vaja mäletada või kas me tahame mäletada. Ma tegelikult küsiks vastu. Et traumade puhul, eriti kui on väga tugevad traumad, minul on päris palju väga tõsiseid traumasid, mida ükski inimene ei tohiks mäletada. Aga nendega on siuke lugu, et jah, me ei taha neid mäletada, jah, me ei taha nendega tegeleda, jah, me ei taha nendele otsa vaadata, aga mida need traumad teevad? Need traumad alateadlikult juhivad meie elu. Alateadlikult meil on mingid, miks tulevad kliendid minu juurde? Mul on ärevushäired, mul on mingisugused hirmud. Näiteks, ma ei tea, minul endal kunagi mind on lapsepõlves vägistatud ja mina kartsin näiteks noori mehi. Aga ma ei teadnud, miks ja ega ma ju ei mäletanud ka, on ju. Et selles mõttes mingid triggerid igapäevases elus, mis hakkavad takistama või kuskilt mingid asjad tulevad, me ei saa aru, kust see tuleb, siis ongi see küsimus, et lõpuks tead, seal on see point, mis mina olen kunagi kliendile öelnud, et kui sul ei ole piisavalt valus, siis sa seda otsima ei lähe. Aga kui on juba nii valus, siis sa lähed sinna igal juhul. Ja siis hakkad abi paluma, eks ju, siis hakkad sinna traumasse sisse minema ja siis üldiselt on vajalik nendel asjadel ikka otsa vaadata, et need ära lahendada. Et mina pean ausalt tunnistama, et on traumasid olnud, ülivalus on sellistele asjadele otsa vaadata. Võiks öelda, et isegi enesepiin, aga teises küljest muud moodi neid asju kahjuks ei lahenda. Ja on võimalik nagu nii-öelda üle saada. Niisama kaevama minna, et äkki mul kuskil midagi on,
ma ütleks, et ei ole nagu punti. Et ikka asja pärast. Et mina tunnetan ka, et kui on asi aktuaalne ja tõesti mingis mõttes, et ongi nagu siis olend, kes natuke blingib või ütleb, et ma tahan tähelepanu, et tegele minuga, et siis on hea sellega tegeleda, aga tõesti, kui see on seal kuskil magavas olekus, kuskil sügaval, et siis võib-olla ei ole vaja praegu torkida, et siis oodata seda aega, kui ta annab ennast märku nagu. Et kuskil midagi näpistama hakata, siis tuleb tegelema hakata. Ja just. Ja nüüd, kui inimesed soovivad sinuga edasi toimetada, teraapiale tulla, siis ka paneme sinu info ja saavad siis sinuga juba lähemalt kontakti võtta. Nii et suur aitäh sulle, Marika Müü. See oli väga eriline, et sa said täna tulla ja et ka sinu podcastil nii hästi läks. Nii et tundub ka teil seal transpersonaalse kooli kogukonnas on hästi aktiivsed inimesed, kes ka kõik need podcastid mitte ainult ei vaadanud, vaid ka tõesti hästi palju jagasid. Nii et see levis viraalselt väga hästi. Nii et suur aitäh sulle ja siis ka kooli kogukonnale ja Andres samamoodi. Ja aitäh sulle, sinuga on alati rõõm. Ja just. Aloha, armas Riina. No tere kõik kallid, sina ja kõik teised, kellega ma tuttavaks sain, väga armas oli. Ja sinu podcast tõesti nii audio kui videoversioonil oli algusest hetkest, kui ta üles tuli, täiesti skyrocket, et need teemad, mida sa jagad ja ka kindlasti sinu populaarsus Eestis, mina kutsun sind tõesti nagu selliseks südame südame rahvaarstiks, et kes on hästi holistiliselt asjadele läheneb ja mul on tõesti au olnud ka sinuga personaalselt koos oma abikaasaga kohtuda Pärnus, et väga tore. Ja sinul on täna paar sellist väga olulist teemat, mis sa mõtlesid jagada. Marika Müü lõpetas teemaga, millega ma jätkan. Et väga armas, et tuleb meile jutuks alateadvus, mis on meie nii-öelda tervise alus, sest nagu öeldakse ja nagu on targad juba ammu öelnud, et kes on oma alateadvuse peremees, see on oma tervise peremees. Mina nagu endast ei räägiks, lihtsalt nii palju ütlen, et ikka läbi inimese enda hakkavad tekkima probleemid, mida me püüame hakata siis laiemalt lahendama ja ka minul olid väga palju haigusi, probleeme, ma olen väga emotsionaalne ja kõik mind puudutas ja olen mitu korda noorena auku jooksnud, millest ma ju siis aru ei saanud. Aga täna ma tahaksin rääkida hästi tihedalt sellest, et ma ei taha sellist tühja juttu rääkida, ma tahan rääkida hirmust. Ma tahan rääkida sellest, millises hirmu energias hoitakse tervet maailma ja kuidas see meid siis mõjutab. Et inimene on niivis, inimene on loom, aga ta on intelligentne loom. Ja intelligentsus tähendab seda, et see punase kasti sisse tehtud meie nii-öelda uue aju otsmiku piirkond ehk prefrontaalkoor on meie intelligentsuse tunnus. Mida see tähendab? Et kui loomariigis me omame seda vana aju ehk nagu siin on amügdalat ja mina nimetan teda hirmukeskuseks, see on see tumesinine mandlitaoline moodustis, siis see on see tohutult kiiresti reageeriv aju osa, mis on ka inimestel jäänud aju sisse, me silmade tagumises piirkonnas 2 sellist moodustist, mille peale me alati esimesena reageerime. Et iga emotsioon ja me juba reageerime ja see ongi see, et ära kohe tee otsust, et mõtle natuke, toimi. Ja nüüd aja jooksul on sinna kõrvale see helesinisem osa, mis läheb pikemalt, mis oli siis mälukeskus. Ja nüüd, kui te vaatate seda, siis neid 2 nüüd struktuuri kokku, hirmukeskus ja mälukeskus, me nimetame emotsionaalseks ajuks. Kõik, mis meile tuleb väljast poolt emotsioonide näol, ükskõik milline, on ta väga tugev positiivne, on ta väga negatiivne, see käib läbi meie emotsionaalsest ajust ja sellest otsmiku piirkonna ajust, siis kus punane on ümber, seal siis nagu öeldakse, seda informatsiooni töödeldakse ja inimene käitub siis vastavalt nii, nagu tema intelligents on, nagu see eesaju seis on. Ja miks ma seda juttu räägin, sest ma tahan seda selle hirmuga nüüd ühendada. Et see eesmine aju, mis on meie hilisem aju, mis on meie kognitiivne, ratsionaalne aju punase sees, kasti sees, sellel ajul on omadus seda emotsionaalset aju pidurdada. Ehk siis sellepärast on inimene intelligentne loom võrreldes teistega. Et me ei hüppa küüntega kallale, ka hammastega reide, kui meile ei meeldi keegi, kui keegi meid närvi ajab. Me surume selle oma eesaju teadliku ajuga maha.
ja kuigi pomm meie sees tiksub, aga me suudame käituda nagu korrektselt. Ja nüüd, kui me elame pidevas mingisuguses stressiolukorras, et kõik te rääkisite sellest, et konstellatsioonidest ja meie lapsepõlvest ja nüüd olen mina ka juba sellises eas, et ma kogu aeg tunnetan seda lapsepõlve, et mul on väga õnnelik lapsepõlv olnud, et mul ei ole sealt kaasa midagi paha nagu võetud, aga kõik, mis meiega nagu toimub elus ja kui sealt jääb midagi väga ebameeldivalt, nagu Marika Müür rääkis ja kindlasti on veel paljudel kodused tingimused, siis nad jäävadki selle emotsionaalse aju mälu keskusesse. Saate aru? Ja sealt nad aktiveeruvadki ükskõik, kas mõne lõhna peale, kas mõne sõna peale, kas mõne inimese nägemise peale, ükskõik kuulmise peale, mõni muusika, mis seostub mingi selle emotsiooniga ja teie keha hakkab ülevoolavalt tööle, teie ainevahetus hakkab valesti tööle, selles mõttes, et ta ei jõua oma tööd enam ära teha. Ja alati tuleb teada, et stressor on alati universaalne ja hirm, see on väga tugev stressor. Ta paneb meid alati kaitseseisundisse, kus meie ülesehituslikud protsessid ei saa enam toimida, sest ainevahetus on ju elu alus, mille käigus me toodame energiat, nagu te ütlesite, kõik on energia, oli nii? Kõik on energia ja kui me seda energiat enam ei saa toota enda taas ülesehitamiseks, siis me hakkame lagunema, me jääme haigeks ja seda seisundit, et olla õnnelik, ei saa olla inimesel, kui ta on haige või valutav. Ma olen esimest korda elus, nüüd hakkab 6 kuud läbi saama seljanärviga nii hädas, et ma ei ole saanud liikuda ega kõndida ja täna on mul esimene päev. Ma ärkasin õnnetundega, kus mul valu oli küllaltki väike. Ja kui nüüd meie kaitseseisund on kogu aeg siis selle hirmutamise peale, et ärkate hommikul, te lähete tööle poodi ja teil on ainult ühed hirmsad artiklid, siis miks see tähendab seda, et te jäätegi füüsiliselt haigeks? Paneme selle järgmise pildi. Et Marika Müür vist kuulsid üks päev just seda juttu, ma arvan, eks ju, seal juurekoolis. Aga vaadake sellest samast emotsionaalsest ajust, mis on teil siis seal alateadvuses. Te ei pruugi üldse seda teadvustada endale, et teid häirivad mingisugused asjad elus, lihtsalt nad tulevadki trigelina aeg-ajalt ülesse, siis sealt algav autonoomne närvisüsteem juhib kõikide teie kudede ja elundite tööd. Ühesõnaga, igasugune emotsioon, igasugune tugev hirmutamine, hirm hakkab teie füüsilist keha haigeks tegema. Ja kuna haigustel on üks ja ainus põhjus, mida ma ei väsi kordamast ja ma ei tea, millal ärkab arstkond, sest ma lihtsalt ei saa aru, kas on võimalik ainult sümptomeid maha lüüa ja mitte hakata aru saama, mida inimesega teha tuleb. Ma ei suuda sellest aru saada. Et nüüd tekib olukord, kus ainevahetus hakkab üle töötama, te ei saa energiat kätte. Ja kui te ei saa energiat kätte, siis need orgaanilised happed, millest energiat saadakse, jäävad teie sisse veel happetena. See tähendab, te muutute happelisemaks, kui peaks olema optimaalseks keha tegevuseks. Ja keha loob põletikke. Ja antud hetkel on kõige olulisem aru saada, et mis toimub limaskestades. Hirm tekitab meil haigused ja limaskestade põletikud. Limaskestade põletik tähendab turset, punetust ja valu, nii nagu iga põletik. Ühesõnaga tekivad nohud, köhad, bronhiidid, kopsupõletikud ja keha asub võitlusse selle vastu oma bakteritega, hakkame hingeldama rohkem, et saada hapnikku rohkem, et viia CO2 happelist gaasi rohkem välja ja meil tekivad kopsupõletikud, bronhiidid, mida me nüüd hakkame nagu maha lööma antibiootikumidega, sest seal on bakterid. Aga bakterid on meie immuunsüsteemi osa, mis hirmu peale hakkavadki neid põletikulisi protsesse koos teiste immuunsüsteemi osadega, ütleme siis valgevererakkudega, C-reaktiivne valk, albumiinid, eks ole, mikroobid ise, nad lähevad koldesse, et seda põletiku kollet likvideerima hakata. Ja kui me praegu liigume maailmas, ütleme, et oleme siiamaani liikunud, ütleme, et praegu me ei liigu tormates, et tõesti me jookseme kiiremini, kui jõuame, siis nagu ka Buda praktiline õpetus ütleb, peatuge teekonnal, peatume enne, kui see liigne emotsioon ja liigne tormamine raha eesmärgi saamise nimel meid ise rajalt maha võtab füüsilise haigusega. Et kõik meie haigusseisundid on oma olemuselt psühhosomaatilised kõik. Mis see tähendab? Et
läbi psüühika, läbi erinevate emotsioonide, mida me kogeme, hakkab meie füüsilises kehas hälbed. Et sellest ma olen kirjutanud 8 raamatut, varsti tuleb mul veel üks 9, üks kordus ja seda teemat olen ma käsitlenud 21 aastat. Ma vahest mõtlen, et ärge pahandage, et mind läheb oksele, et ma enam ei suuda sellest rääkida. Ja ikka ja jälle tulevad inimesed, kes pole kuulnudki. Nii ta on. Ja ma püüan oma panust anda, aga ma nii väga tahan, et inimesed suudaksid aru saada, tervis on teie kätes. Ja ükski viirusega bakteri saa teid maha murda, seda teevad hoopis teised asjad. Ja antud hetkel on ülemaailmne hirmutamine inimesed paanikasse viinud ja liialdamine selle hirmutamisega. Surevad iga päev inimesed. Nad ei sure küll kõik koroonaga, aga surevad iga päev. Igasugused põhjused, avariid, haigused, erinevad, kõik traumad, psühhotraumad. Ja ma olen nii õnnelik, et meil on Eestis nii palju inimesi, kes püüavad ja tahavad aidata meid. Et mina ei ole näiteks mitte kunagi elus olnud alternatiivraviarst, mitte iialgi. Aga ma tegin vibroakustilist teraapiat, mille ma nüüd ära müüsin, sest ma lihtsalt ei jõua enam kõigega, mille üle ma olin tohutult õnnelik, sest see oli selline aparaat, mis helivibratsiooniga meie sisekeskkonda normaliseeris. Ja sajad lapsed ja ka täiskasvanud said sealt abi igasuguste funktsionaalsete närvisüsteemi häirete puhul, nagu tikid, kogelemine, öine, voodimärgamine ja palju muud. Ja täna olen ma õnnelik selle üle, et elu on sellisel moel läinud, et ma süsteemimeditsiinist lahkusin. Mult ei ole keegi litsentsi ära võtnud, selleks oleks pidanud suuremad valed olema. Aga see avas mulle maailma, kus ma teen tööd, mis mulle jubedalt meeldib. Aga aitäh, äkki on küsimusi, muidu meie mätta, et ma tahtsin selle asja teile ära öelda. Väga olulised ühendused ja väga tore ka, et saime näidata pilti, et kui inimesed, kes siis algselt satuvad audioversioonile, et siis ongi, et saate leida siis selle sama ka videoversioonina siis podcasti YouTube'i kanalilt, et siis saate seda videopilti ka näha siis nii ajust kui siis ka kesknärvisüsteemis. Nii, esimene küsimus, kas vähi puhul on tegemist nii-öelda peas tekitatud kõrvalekaldega? See ei oma tähtsust, kus see kõrvalekalle on. Vaadake, haiguste üheks ja ainsaks põhjuseks on vale sisekeskkond. Üks ja ainus. Vale sisekond tähendab, ainevahetus on happe ja aluse vaheline protsess. Ja kui meie keha liialt hapestub, siis tekivad meil haigused, pika peale, alguses kaebused. Ja vähk tähendab, teie kehas on igal eluhetkel 100 miljonit valerakku, mida me nimetame vähirakkuks. Keha saab nendega väga hästi toime. Aga selleks, mis keha keskkonna vale keskkonna ja liigse hapestumise põhjustab, neid on sadu. Vähese ja mitte õige vee joomine, miks me hapnikku kätte ei saa, kanname maske, hapnikut väheneb, ei liigu, veri ei liigu, verd ei kanta igale poole kudedesse, jälle keha hapestub, sööte valest, liiga magusaid, jälle keha hapestub, piimab ja kuhjub. Ei ole vett, ei ole verd, veri on paks, ei viideid kudedesse verd. Neid on tohutult. Iga arsti esmane ülesanne on uurida, miks inimesel on tekkinud see kaebus, millega ta arsti juurde tuli, miks? Mitte sümptomi mahalöömine, sest kõik need migreenid, on nüüd 100 inimesi, kes on kõik veega saanud, aga inimesed joovad nädal 2-3 ja nad ei jõuagi selleni, et need veega on kõik kaetud. Hapniku puudus on kõikide haiguste üks ja ainus põhjus, sest nendest tingimustes keha hapestub. Ja miks me hapnikku ei saa? Selleks on 100 põhjusi. Mul on 8 raamatut nendest kirjutatud ja hetkel on meil 3 saata, kui vaatate. Et selleks ma neid kirjutan, et ma lihtsalt ei jõua kõigile kogu aeg nii pikalt vastata, kuigi ma iga päev vastan. Loomulikult emotsioonid, solvamised, kõik tekitavad ka vähki, aga ei ole ühte põhjust selles mõttes, et ainult psühhosomaatika või ainult mingi kiirgus, eks ole, on alati kombineeritud, pluss kusjuures on see, et lihtsalt tuleb aru saada, et igaüks peab mõtlema, mis on minu see põhjus või igaüks peab siis, on see siis mina või mõni arst või ainevahetust ei tunta üldiselt aru saama, miks on inimesel selline situatsioon tekkinud. Ja nagu me teame, siis biokeemia on teadus, mis õpetab meile keemilisi protsesse meie kehas, ehk siis meie ainevahetus on elu alus ja ainevahetuse käigus me toodame energiat toitudest ja toitainetest, mida me sööme, oksüdatsiooni ehk põletamise ehk lammutamise teel. Ja kui see on
normaalne ja hästi kulgev protsess, kus on vesi, süsihappegaas ja energia, siis te ei jää kunagi haigeks. Aga kahjuks nii ei kulge alati, mistõttu meie kui arstide ülesanne on selgitada, mis sellel inimesel on valesti. Ja nagu Helina vist ütles algul, kõik algab õigest veest. Ja seda ma olen nii palju korrutanud, et te kuulete ja näete igalt poolt seda õigest veest, sest te ei saa enam kätte mineraliseeritud vett, piisavalt aluselist vett, sest maapind, põhjaveed, kõik on rikutud. Te ei saa aineid, mida te vajate normaalseks ainevahetuseks. Nüüd ma ise siin just tegin hästi sügava protsessi koos ka abikaasaga läbi, vähendasime siis mitte ainult rafineeritud suhkrut, vaid ka täiesti siis peidetud suhkrute tarbimist. Kas mis seos siin suhkru ja happelisusega mõne sõnaga võib-olla saaksid rääkida? Nii ongi, et liigne suhkur on kõikide haiguste peamine põhjus, miks, sest suhkrut on meie elus väga tähtsad energia tootmise seisukohalt, aga liialdamine suhkrutega suurendab meie kehas happelisust, tekib piimhapet palju ja kui keha sellega hakkama ei saa, siis me hapestume jääme haigeks. Liigne suhkur on haiguste peamine põhjustaja ja ei ole olemas maailmas toiduaineid, kus ei oleks suhkruid. Me ei saa öelda, et me oleme täiesti suhkruvabal dieedil, see pole võimalik, aga vähendada või üldse ära jätta valge suhkur on absoluutselt võimalik. Ja magusaisu, pidage seda elu lõpuni meeles, on alati soolade mineraalide puudusest. Kui te hakkate õiget vett jooma ja saate oma mineraalid kätte ja omastate nad umbes 2 kuu jooksul, kui te vähemalt 1,5 liitrit päevas joote, siis kaob aktiivne magusaisu. Ja kui teil on see magusaisu, siis pigem tarvitage, kui ärge tekitage emotsionaalset pinget, et ma ei või. Ja või pange soolatera endale suhu, aga mineraalset vett tuleb juua ja mineraale tuleb sinna ise juurde panna, sest maale ja soolast peaks tänapäeval olema 84 mineraali. Ja sinu soovitus, kui ma mäletan meie sellest podcastist oligi, et võib-olla siis 2 liitri vee peale panna siis pool teelusikatäit Himaalaja soole, pool teelusikatäit söögisoodat ja see siis päeva jooksul ära juua. Ja, tähendab, niiviisi on sodeeritud ka poeveed, et te teaks, et ainult mineraale on vähem ja sooda, ehk mida me eesti keeles nimetame söögisoodaks, on bikarbonaat, mida teie keha toodab ööd ja päevad selleks, et teil happealus tasakaal korras oleks, sest teie koed hoiavad ennast aluselisena. Kui meil ei oleks puhversüsteeme nagu bikarbonaat ja fosfaatpuhversüsteem ja kopse, millega me välja hingame süsihappegaasi kui ainevahetuse lõppjääki, siis me oleks juba ammu surnud. Hapestumine on surm. Haigused ja surm on hapestumine ja veetustumine. Ja tegelikult on kõik äärmiselt lihtne. Aga ükskõik, kus sa loed haiguste kohta, ei teata, millest ei tea. Hapestumine on, mitte hapestumine, vaid liigne hapestumine. Tähendab natuke rohkem, kui on vaja ja juba teil on kaebused. Ja kui te sellele ei reageeri, siis teil tulevad haigused. Ja ka paljudest haigustest on võimalik ise terveneda, aga raskem kui nende haiguste eelmängu ajal. Ja ma täiesti toetan ja ka oma kogemusest kinnitan, et kui me seda vett hakkasime jooma koos abikaasaga siin ka, et ma hoolitsen kogu aeg ka, et tal see ka kaasas on kogu aeg, siis tõesti maguse vajadus koheselt põhimõtteliselt langes automaatselt kohe. Nii et selline väga hea trikk, mida töösse panna. Lihtsalt inimene peab joomisel olema sihikindel. Esimesed 2 kuud ta läheb lihtsalt ja joob jõuga ja nüüd hakkab tal jänu, sest pool või üle poole inimkonnast, saage aru, elab kroonilises veevaeguses, kuna see vesi, mida te kraanist või kuskilt, kus mineraal ei ole, saate, see ei lähe rakku, ta jääb tursetesse teile ja kui ta üldse ei joo, siis keha elab mingi 10 päeva, 14 päeva oma vett ja see kasutab, mida ta ainevahetuse käigus toodab 1,5 liitrit. Rohkem ta seda ei saa puhtana hoida, sest ta ei saa välja tuua verest, veri on paks, eks ole, vett ei ole. Ja verevedeldaja on vesi. Verevedeldaja on vesi, mitte ravimid, aga selleks tuleks juua praktiliselt iga tund, sest te kaotate vett igale poole, uriini, rasva, higisse, pisarasse, sülge, limasse, sappi, kõrvavaiku igale poole, et te peate jooma iga natukese aja tagant. Ja nüüd Kärt küsib, et kas see veekogus on kõigile sama või on ikkagi erandeid, et siin veekogus loomulikult üle ühtlane, see on 30 milliliitrit kehakaalu kohta ja ei kehti, kui te olete üle 100 kilosest, nii siis ei tohiks, te olete juba siis haige, kui te olete üle 100 kilo, eks ole. Et siin on nüüd see, et 1,5 liitrit on keskmine, mida see on pool teie ööpäevasest veevajadusest umbes. Kui te joote liiga palju kohvi, läheb see
kogus palju suuremaks. Kui te teete trenni, higistate, ükskõik kaotate rohkem kui tavaliselt higiga, siis te peate palju rohkem jooma. Hetkel näiteks mul on nii palju esinemisi olnud siin Juurele, me esinesime vist 2 päeva, ma olin niuke laip pärast, et ma pidin ära surema 8 tundi ja 8 tundi. Õhtul läksin koju nagu mingi käsn välja pigistatud, kusjuures ma olin joonud 2,5 liitrit juba selleks ajaks. Nii et kasutage oma meeli, saage aru, kui suu kuivab ja nahk on kuiv ja käed jalad külmetavad ja iga tund jooge natukene. Et lihtsalt te varsti nii harjute, et ei saa. Ma olen siin praegu teie juures liitri ära ja mul juba suu nii kuivab, et see keel ei taha suulaest lahti tulla. Ja, see on väga head soovitused. Nüüd Merilin on küsinud, mida Riina soovitab hirmu juhtimisel ja emotsioonide seostamisel, lahti seostamisel, et kas sul on mõned tööriistad jagada meile? Nüüd on, et kõik teised oskavad seda, et see on nüüd ala, millega mina isiklikult ei tegele, aga ühesõnaga need alateadlikud hirmud ja asjad tuleb loomulikult teadvustada, et nendega üldse tegeleda saaks või nendest lahti saaks, aga kõik teised räägivad sellest paremini. Ma ise olen Maire Taskaga seotud olnud konstellatsioonide osas ja lihtsalt on olnud meil kokkupuuteid, kui mul oli see raske aeg, siis ta tegelikult tõesti aitas mind väga, kui siin mind tambiti ja tapeti. Ta ei tundnud ega ei teadnud mind, aga rääkis mulle väga õigeid asju kõiki ja kõik teiesugused, kes te siis sellega tegelete, ükskõik mis moel või kuidas, et ma ise, ma saan ainult rääkida. Mina olen see, kes ütleb, teeme teie füüsilise keha korda, siis läheb teie vaim korda. Teie ütlete, teeme teie vaimu korda, siis läheb ka füüsis korda ja mõlematel on õigus. Ja väga ilusad sõnad lõpuks siia, et ma usun, et mis võib-olla siuke essents sellest välja tuleb, ongi, et on väga hea holistiliselt läheneda nii oma keha, meele siis vaimuga tegelemisele ja see võib olla üks siuke hea eelis, mis siis aitab ehitada üles õnnelikku elu. Just. Ja. Ei saa olla õnnelik, kui ei ole terve, mina ütlen seda ja elu ravimite küüsis, nagu mulle öeldakse, et nüüd on elu pikenenud. Mina seda eluks ei pea selles mõttes. Näed, praegu ma pidin valuvaigisteid võtma ja ma ei ole kunagi eitanud meditsiinivajadust, mitte kunagi. Aga me ei tohi eluks ajaks kõike. Ma nagu Kristel oli kirjutanud vist mu ühte podcasti, et me ei ole puunukud. Jah? Me teeme ühe analüüsi ja ütleme, et järgmine aasta, eelmine aasta oli sul nii, aga seal on vahepeal juba 1 miljon korda kõik muutunud, sest te kogu aeg muutub. Kõik teie kehas muutub kogu aeg. Kõik kolesterool, suhkur, kõik kogu aeg. Nüüd üks viimane küsimus on, et kas lastele on see vee ja soola ja sooda suhe sama, et 13-aastase lapse kohta küsitud? Lastega ma soovitan alati nii, kuna ma olen nii palju näinud, et esiteks ma alati ütlen, andke oma imikutele vett öösel, sellepärast, et ei ole vaja toita neid kogu aeg, et meie eluaeg oleme niiviisi teadnud, et laps tahab öösel juua, siis ta ei nuta mitte sellepärast, et ta süüa tahab, vaid ta tahab juua. Teiseks, kui on lapsed, siis te võite, aga ma ütlen, et 13-aastane ei võta alguses, kui ta tunneb seda aluselist maitset, tehke neile alguses nii, et pange ainult Himalaia sool ja see vesi hakkab tahtma seda varsti, väga ruttu. Ja siis, kui ta juba on seda jooma harjunud, pange kooli ka kaasa, siis võite sutikene sinna panna aluselisust juurde, sest see neile ei meeldi. Vaadake, poeveedes on CO2 juures ja see on happeline gaas, mis võtab aluselise maitse ära. Aga kui ta nüüd seda jooma hakkab, siis on see, mida ma ju näen, 1000 inimesed kirjutavad mulle. Minu lapsed ei ole üldse haiged, nemad tahaks ka vahest kodus olla, kõik on haiged. Ma ütlesin, et jätke nad siis koju, et nad lihtsalt ei jää enam haigeks. Ja kui hakkab haigus, siis tuleb see kiirabi võtta kasutusele, tugev aluseline vesi ja suur annus D-vitamiini ühe korraga ja seda haigust ei tule lihtsalt. Nii on. Väga super. Aluselisuse teete aluseliseks ja D-vitamiin võtab põletiku korraga maha. Väga head nipid. Ja suur aitäh sulle, armas Riina, ja paneme sinu kontaktid ka siia alla ja mul on ka palve kõigil teistel siis, kui sulle sobib see, Riina, et saadame sulle väikest ekstra tervise aloohat, et su selg jälle ilusti terveks saab. Ja. Nii, aitäh, Riina, ja nüüd ongi väikene küsimus kõigile. Kas kõik need väikesed sutsud, et need olid sellised maitseproovid, et kuidas need olid praegu, et kui see sinule andis väärtust, pane siia chati, kuidas see tundus sulle, kas sa said mõnusaid mõtteid, pani see natukene, inspireeris see sind mingil teemal siis rohkem mõtlema, et kui jah, et pane siia chati, siis ma mõnega võib-olla saaks üle lugeda.
ja suur tänu, Riina, jagamast, vaimustav, aitäh kõigile, huvitavad ampsukesed, nii põnevad teemad. Et väga-väga tore. Ja mul on nii hea meel, et see kõik ilusti voolas, korda läks. Vau, aitäh kõigile, nii palju infot, Harri ütleb, sain mõtteid, nõuandeid, nii väikese ajaga, vau. Ja tõesti väga inspireerivad jagamised, super, väga olulised ampsud, tänud kõigile. Nii. Ja nüüd on küsimus suurele ringile, et ma tean, ma nägin siin ühte tuttavat nägu, kes võib-olla paar isegi tuttavat nägu, kes on võib-olla isegi valmis mõne sõna siin ka jagama oma siis Aarete seiklused podcasti kogemustest, et ma tean, Aive Lupo, sina oled meil sihuke suur pikaajaline fänn, et kas ma võiksin sind siia praegu pinnida enda kõrvale? Paar küsimust sult küsida. Nii. Okei, aga küsi midagi lihtsalt. Ja sina oled nüüd Aarete seiklused podcasti jälginud pikemat aega, et kas sul on mõned sellised lemmikepisoodid, kuidas sina episoode kuulad tavaliselt ja mis on mingisugused asjad ka võib-olla, mis sa oled täitsa töösse pannud, et mõnest episoodist, et ma ikka alati proovin külalisi grillida selles mõttes, et nad midagi siis sihukest elulist ka inimestele annaksid, mida töösse panna. Eraldi lemmikud, sedasi ma ei olegi nagu, ei tooks välja, sest tegelikult teemad on huvitavad iseenesest. Aeg-ajalt ikka avastanud, selle nurga alt saab ka vaadata, et selle kandi pealt ma polegi mõelnud. Noh, muidugi samas jällegi sihuke, tulles siis Riina Rautsiku teema juurde, et see vee joomine. Et ma ilusti panen omal vee hommikul valmis ja sinna tema jääb. Ükskõik, kas siis on kodus laua peal või on siis kontoris arvuti kõrval, vahet ei ole, sinna see vesi siis jälle rõõmsalt jääb, eks ju. Siis õhtul tuleb meelde, et no palun, homme on ka päev. Aga kuulan niimoodi mõnusalt, et telefonist muu tegevuse kõrval. Et jah. Ei, mulle meeldib. Hästi siukseid lahedaid mõtteid saab, tuleb, tekib. Et annab inspiratsiooni jätkuvalt ja vahest ka, et võib-olla ongi, kas sa oled ka sellist asja kogenud, et sul on just mingi aktuaalne teema ja siis juhtub just siukse inimesega podcast olema, kes just annab neid vastuseid, mis sul vaja on? Et päris sellise, otse kümpi pole olnud. Aga on olnud sedasi tagantjärgi tarkusena või siukest mõnusat avastusrõõmu, et näe, aga vaat mul oli selline teema, aga miks ma siis ise siukse asja peale ei tulnud, tuleks ma või niimoodi mõelda. Või et vaata selle asja üks põhjus võis olla siin näiteks, eks ole, et mingi analoogne situatsioon. Et siuksed tagantjärgi avastusi on olnud küll. Ja, väga lahe. Kas sul on midagi veel öelda podcasti kohta või ma ei tea, midagi põnevat, mis sa soovid jagada praegu inimestega siin? Praegu niimoodi ootamatult ei oskagi miskit kosta. Okei. Aga suur aitäh sulle, väga tore, et aitäh, et oled ka meie podcasti ankur ja kõike aitäh sulle. Ja kuulad ja proovid, nii et super. Nii, nüüd ma lihtsalt hõikan suurelt välja, et kas on keegi, kes on ka olnud podcasti fänn juba pikemat aega, et kas on soovi jagada. Nii, ma näen Merilin Rohtma, julge, väga hea. Nii, aloha Merilin, sina olid ka meie külaline ja sinu podcast oli ka siin väga-väga siin esirea lähedal, et see on üllatav, et nii paljud inimesed sinu Kehasosinate podcasti fännid olid, et aitäh sulle selle panuse eest ka. Aitäh sulle. Mina tahtsin jagada seda, et sinu need Aarete seikluse podcastid on õpetanud mind podcasti kuulama. Väga hea. Et esiteks mul ei olnud sellist harjumust, mul ei olnud sellist oskust, ma lihtsalt kuulasin seda ja siis see läks. Et aga nüüd ma nagu ikkagi nopin need asjad endale
välja, ma kuulan tavaliselt siis, kui ma kõnnin tööle või kui ma kõnnin töölt koju ja ma nopin neid niimoodi, et kui mingi repliik või mingi teema nagu kõnetab, ma võtan telefoni, lindistan kohe sinna, helilindistuse teen ja siis õhtul ma käin need läbi, teen märkmed ja siis, kui ma juba selle uuesti läbi kuulen ja läbi kirjutan, siis ta nagu talletab mulle, et siis ma nagu saan need terad kätte. Nii et tundub, et täiesti sisemise pere programm on sulle andnud ka päris hea sellise konspekteerimise ja implementeerimise koolituse, et see on täiesti kõrgem tase. Sisemine mees on täiega töös. Ja, väga lahe. Ja kas sul on mõni episood ka, mis kuidagi eriliselt esile tõsta või väga nagu meeldis? No eks ikka enda oma. Ennast kiitmast me ei väsi. Ja ma ületasin ennast ikka täiega, aga tegelikult Riina oma oli see, et Riina oma ma olen kuulnud teda palju, ma ei ole kuidagi jõudnud nende raamatuteni. Et nüüd sa tõid ta minuni, et see vesi ja kõik, et jah. Et siis võib-olla jõuad ka raamatuteni. Ja, kindlasti. Väga hea. Midagi veel, mida sa sooviksid jagada? Ma arvan, et üleüldse see on nii äge, mida sa teed, et ütleme, et eestlased väga palju ju niimoodi isiklikke või selliseid kogemusi nii lahkelt ei ole nagu valmis kõik jagama, et selles mõttes sa oskad nad niimoodi rääkima panna. Tubli töö, jätka samas valmis. Just, aitäh sulle ja mul on nii hea meel, sina olid ka üks nendest esimestest, kes kohe esimeste katsejänestena tulla tuli koos minu endaga, et ma poolt veel aimu ka, mida ma kokku ajasin seal, nii et suur aitäh sulle, et see on väga suur tugi ja Merilin tegeleb ka sellise laheda kehatehnikaga nagu Juimeho Eestis ja kui on siis kehasosinaid vaja kuulama minna, siis neid kehasosinaid oskab Merilin väga ilusti tõlkida, nii et ma väga soovitan, et me mõlemad Maikeliga käisime ka Merilini juures ära ja kui Merilin minu keha väänama hakkas, siis ütles, et ei ei tea, kus planeedilt see loom pärit on. Et mul otse siis Havailt tulime ka, et mul põhimõtteliselt väga konte polnud, et ainult vees elasin seal on ju. Ja siis Maikel sai ka ikka päris kõvasti korralikult kringliks keeratud sul seal. Äge. Ja, nii et aitäh sulle. Aitäh sulle. Ja ma näen, Harri siin natukene võttis sõna, et kas sa, Harri, oleksid nii lahke, tuleksid ka korra mul siin väikese sõnavõtuga eetrisse. Ma tahtsin lihtsalt öelda, vaata, sa rääkisid, Kristel, ja keegi veel rääkis, me rääkisime aususest. Ja mina alati räägin aususest, selles ma ei mõtle seda, aus. Me oleme kõikidel kuhugi valetanud või midagi varjanud. Aga saage aru ühest asjast, mulle meeldib rääkida seda, et need inimesed, kes on ausad, nagu siin, nad räägivad endast häbenemata, et nendega midagi juhtuks. Ja kui me valetame kogu aeg, siis valetajatel on väga halb tervis. Saage aru sellepärast, et nad valetavad ja peavad kogu aeg mälu pingutama selleks, et mida nad nüüd ei tohi rääkida ja lõpuks kogu maailmas toimub see. Enam valetamisega ei saa hakkama, sest enam ei oska ohjata seda, teie mälu on ülekoormatud, teie hirmukeskus on ülekoormatud, nii et see on see, et me kõik saame oma tasu, et see ei ole ju, keegi ei soovigi midagi halba, aga see, kuidas me elame, on ju, see hoiab meid tervist korrast. Mina hiljuti hakkasin nüüd siin kuulama mõnda episoodi, aga üldiselt ma nagu väga pikalt tean, et kui ma sind tean alates novembrist alles ja see podcasti teema tuligi rohkem siis teemaks, kui sa mind kutsusid podcastid külaliseks. Mis on just avaldus, nii et inglisekeelne podcast sinuga just täna hommikul panin üles. Ja, et ma ise ei ole jõudnud kuulata, et kiired päevad on, et nii palju mu tagasiselt olen kuulnud, et olevad väga head. Et selle kohalt ma nagu näen ja nüüd, kui ma täna kuulusin, kes siin kõik jaganud on, et siis seda väga palju on, et tulebki võtta nagu see aeg ja ongi, et võib-olla tõesti kõik podcast ei jõua, siis vaadatagi, et sul on väga hästi ära toodud, et ajaliselt, et mis need teemad on, et vaadatagi need teemad, mis huvi pakud, et kindlasti see veeteema minu jaoks arvestada, et ma
ise ka nagu Wildfiti coach olen, et see nagu veest me räägime, aga mitte kindlasti nii detailselt nagu võib-olla peaks rääkima, et selles suhtes on nii palju nagu seda kulda ja seda kõike, mida jagada. Kindlasti mina ka nagu hiimaale soola panen, aga sooda kohta ma ei ole enne kuulnud, et siis ma nagu kindlasti saan nagu rohkem nagu ka enda klientidele panustada rohkem, kui ma tean ise rohkem. Just, ja mul on väga hea meel, et ma olen saanud sinuga ka, Harri, rohkem tuttavaks ja oleme juba päris palju nii siis läbi Wildfiti kogenud, kui siis ka nagu üldse olla siis ka tervise ja holistilise tervise edendajad, et see on hästi-hästi oluline teema, järjest olulisemaks muutub, nii et väga tore, et sa oled olemas ja said ka täna jagada. Aitäh! Nii, aitäh! Ja nüüd ma näen, on kirjutanud Pille Laev, minul oli see täna esimene kuulamine, pole lihtsalt olnud aega ja võib-olla ka teadmist, et sellised huvitavad inimesed oma lugusid ja teadmisi jagavad. Panin kõrvada ja hakkan jälgima tagantjärgi kuulama, sest siis pole nagu siis ennem saanud liinile. Jah, et nüüd sellega seonduvalt ma teeksingi väikese siis ekraani jagamise, et anda teile siis väike siukene ülevaade, et kuidas see podcastiga toimetamine siin nagu käib. See on nüüd siis meie Aarete seiklused podcasti lehekülg, kus on siis olemas meie siis audioversioonid, need tulevad siia siis üles 2 korda kuus, teisipäeva hommikuti tavaliselt. Ja podcasti on siis, vaikselt on siis need downloadid meil jõudmas juba siia 3000 ligi ja iga kord on siis pealkiri, teema, väikene tutvustus, kellega tegu on. Ja üks soovitus, mis mul siis on, et kuidas te saate ka toetada seda podcasti kasvu, on see, et ärge ainult vajutage siia play peale, vaid vajutage ka siia downloadi peale. Et isegi kui see sul korraks siis downloadib selle arvutisse, siis meil see tõstab seda downloadi numbrit ja näitab siis ka, et okei, et seda podcasti kuulatakse, see on olulise tähtsusega. Ja sa saad siin alla kerida, sa saad vaadata väga siis, nüüd on seda siin aasta siis tagasi erinevad podcaste, mis huvi pakuvad. Sa saad ka panna siia siis otsingu sõnana ja saad leida siis neid erinevaid põnevaid podcaste siis ja saad ka panna siis nimesid, kes on siis, saadki nagu vaadata, et kes on siis olemas. Ja siis on meil olemas Aarete seiklused YouTube'i kanal, kus on siis üleval kõik podcastide videoversioonid ükshaaval ja siin saad siis ka kerida, vaadata ja saad ka vaadata, et mis on siis siin populaarsemad olnud, võib-olla siis kui tahad ka selliselt läheneda. Nii et siin on siis kõik need podcastid ka olemas. Ja need on siis 2 peamist osa ja siis on meil muidugi olemas ka Facebooki leht, et Facebook on mul praegu väljas, et siis Facebookis, kui te lööte ka sisse Aarete seiklused podcast Krista Raaga, siis ta lööb kohe selle lehe välja ja sinna podcasti siis kõik aktuaalsemad teemad, asjad lähevad kõik sinna kohe ruttu ilusti ülesse. Ja kui sa tahad siis, et ollagi nagu aktuaalselt, et okei, mis siin selle podcastiga toimub praegu, siis kogu info läheb sinna ülesse. Ja nüüd ma jagasin ka siin siis teiega võimalust, et on teil võimalus siis saada osa ka siis suurest loosimisest ja loosimise jaoks on siis meil tehtud ka eraldi annetuse leht ja nüüd ongi selles loosimises on siis kõik need imelised siis online tooted, programmid, teil võimalus võita, aga nagu ma ise olen kogenud, siis elus kõik vastuvõtmised algavad andmisega ja selleks, et sul siis oleks võimalus aktiveerida see andmine, on meil siis pandud siin ka selline väikene link, kus sa saad siis otse, kui sa siia vajutad, siis ta viib su põhimõtteliselt siis kohe lehele, kus sa saad teha väikese 10 eurose siis annetuse ja kui sa teed selle nüüd enne siis 14. aprilli kell 20 Eesti aeg, siis sinu nimi läheb siis sinna loosikaussi ja sul on võimalus siis võita need imelised kingitused siin alates 8 rahamagnetist, sisemise pere väljakutse 5-päevane,
siin on siis Külluse seikluskoolitus 8-kuine programm ja paljud minikursused, mis on siin kõik siis olemas ja see suur asi on siis ka Krista Arra meistriklubi, kus on siis ka imelised intervjuud. Kaia Kanepiga on kusjuures üks siis eriintervjuu ka, mis on väga nauditav. Ja seal ei ole ainult siis intervjuud eestlastega, vaid seal on ka isegi Hawaiilt mitmed inimesed ja üks inimene isegi Lõuna-Aafrikast ja üks mehhiklane ja väga-väga põnevad teemad. Ja siin on siis väiksemad ka siis e-tooted ja kui sa ka registreerisid ennast, siis sa saad ka veel lisakingituse, mis tuleb siis homse päeva jooksul, milleks on siis Külluse loomine läbi 4 elemendi, kus tuleb siis väike 2-tunnine video ja väike siis PDF ka lihtsalt lisaks, et tänada sind, et sa siin täna kohal olemas olid. Aga kui sa soovid siis loosi selles osaleda, siis on võimalus selline väikene asi teha ja see link tuleb teile kohe ka e-mailiga pärast järgi. Ja siin on siis kingitustest natukene ka lahti räägitud, mis kingituste eelised on, mis nad endas siis katavad, on mõningad vastused küsimustele ja siin on nüüd ka võimalus, et kui mõtlete, et ma olen seda podcasti nüüd teinud siis aasta aega, ma arvestasin kuskil 300 tundi oma elust ja kallist ajast oleme sinna panustanud ja me oleme siis Maikeliga koos lihtsalt ka oma siis rahalised vahendid sinna igal siis tasandil pannud. Ja sul on nüüd võimalus siis panustada kas siis 10 eurot, 25 eurot, 50 eurot ja kui on siis tõesti väga palju küllust, mida jagada, on võimalus ka 100 eurot panna. Ja sul on võimalus siis kohe, sa vajutad siia, siis läheb see makselingi leht lahti ja saad siis jagada oma küllust läbi selle. Ja siis on olemas podcast ka teistes kohtades, aga siin on siis see Eesti podcastide leht, kus saad ka vaadata. Ja tegelikult on siis, kui minna siis iga podcasti Podbeani lehe alla, siis kui siit avad märkmed siis suuremalt, siis ta näitab kogu selle episoodi siis sisu, et kui sa vaatad ka, et ei tea, kas mul on aega, kas need teemad nagu meeldivad, siis vaata lihtsalt, kas on need rasvaselt trükitud siis teemad ära, et kas pakub huvi. Ja see on siin päris põhjalikult ja päris põhimõtteliselt sekundite pealt. Ja siis tavaliselt on siin all ka antud inimese siis kingitus leht, mis saad siis eraldi avada ja saad siis vaadata ja sinna siis oma info panna. Ja siit sa leiad siis ka kõik siis muud kohad, kus siis veel podcast üleval on, iTunes, Google Podcast ja Spotify, nii et siin all on siis need lingid ka aktiivsed. Ja nüüd, kui vaadata siis, kuidas see kingituse leht välja näeb, siis kingituse leht tavaliselt läheb välja siis nii, et on selle teema ja siis sa saad panna oma siis meili sinna ja sealt ta siis avab tavaliselt kas PDF-i või meditatsiooni või siis audio, mis siis parajasti keegi on kinkinud meile. Nii et sellisel juhul ka sa saad jätta meile oma e-maili ja siis saad ka tulevikus siis põnevaid võimalusi. Nii et selliselt toredalt saab siis toimetada selle podcastiga. Ja nüüd, mis on siis veel, kus ma sooviks teie panust, olekski, et kuidas ja mida sina sooviksid, et see podcast siis edaspidi sulle pakuks, et mul on siin oma mõtted, ideed, aga näiteks ka milliseid inimesi sa sooviksid, et ma intervjueeriks, et minu intervjueerimine võib-olla on ka natukene teistmoodi kui väga paljudel, et minu ülesanne on just, ma tunnen, tuuagi ka see inimese lugu või essents, et ma olen sügav sukelduja merineitsi, et tuua see nagu välja, et kas ja kuidas ma saan seda nagu paremini teha. Ja siis lisaks ka ma alati, kui on mingi ka näiteks kuulsam inimene, ma alati nagu proovin siis vaadata, et kas on mingid uusi nüansse, mida keegi ei ole veel siis jaganud selle inimese kohta või kas on midagi siis sügavamat, mida me saaksime teemana võtta. Ja tavaliselt üks episood on kuskil siis tund aega, kui läheb pikemaks, siis ma jaotan ta nagu 2 episoodi peale, et kui ka sul tundub, et sa hakkad nagu episoodi vaatama, et issand, et see on nagu poole pealt, et mis värk toimub, siis on tavaliselt lugu siis teise
episoodiga ja nüüd ma olen siis ka need vahetransiidi siis väikesed helilõigud sinna vahele pannud, et siis sa tead, et ahaa, et see on teine osa, siis lihtsalt mine podcasti siis üldülevaatesse tagasi ja leiad sealt siis selle esimese podcasti versiooni ülesse. Ja nüüd, kas sul on mõtteid, mida sina sooviksid, et see podcast siis endast kujutaks edaspidi ja kui ka külalistest keegi nüüd tunneb, et soovib sõna sekka ütelda, et andke aga märku. Riina kirjutab, Olle Kitsinguga oleks huvitav kiirgusteema ja tema paranemise lugu. Nüüd väga huvitav, panen kirja. Oskab ka keha ainevahetuslikke protsesse lahti rääkida. Väga oluline, väga hea. Nii, jah, et kui on keegi veel, keda sa tunned, et inimesena, et keda sa tunneksid, et külalisena või siis ka minu teemadest, et mul on ka vahest neid sooloepisoode, et siis võid ka siia panna, et mis see võiks kujutada endast. Merilin paneb siis Amira, Kersti, Dennis, oleks huvitav, väga lahe. Nii, kas on veel mõtteid, ideid, kas ja mida teha. Ja praegu on siis jah, meil podcasti episoodid siis üle siis nädala ilmuvad ja nüüd ongi, et kui te ka hoogsalt panustate, siis võib siin isegi võimalus olla, et saame tekitada uue töökoha kellegile, et kes saab aidata siis hakata redigeerima, et praegu on lihtsalt tõesti, ma füüsiliselt ei ole võimeline rohkem episoode tegema, et mul on ka inglisekeelne podcast, et minu jaoks ma loon teile podcasti nagu iga nädalaselt, aga kui sa inglise keelt oskad, siis on sul iga nädal on sul üks episood siis Kristal Raaga olemas, et siis selline võimalus ka. Nii, kes on veel põnev inimene või teema siis, mida sina sooviksid, kes sa siin täna kohal oled veel jäänud siia, et mida sa sooviksid, et võtta nagu luubi alla podcastis? Jure Bihonski, jaa, väga hea, see on mul juba tükk aega olnud, mõtles ka. Oleks juttu jaguks kauemaks, nii, ja oleks kohe isiklik kontakt ka olemas, kelle kaudu kutsuda, et oleks, ma usun, päris põnev. Nii, kas on keegi veel, keda pakute põnevat, et ma olen tükk aega mõelnud Harriga ka siin mõteldes, et kindlasti tulevikus sooviks Eerik Edmeadest Edmiidsi, aga Eerik on kõrge kaliibrima tegelane, et siis selleks saaks ehitada natuke rohkem siis meil ka järgjaskonda, et siis on lihtsam. Nii, Meeli Laane, Leina nõustaja ja kusjuures teda ma isegi tean, mul on temaga ka isiklik kontakt olnud ja üldse Leina teemad, mis võiks olla üsna silmi avav ja mõtlema panev. Väga hea, väga super soovitus. Täna, mis mul tuli mõttena, näiteks tänaste saate külalistega saaks täiesti vabalt teha ühepäevase näiteks koolituse täiesti online teel. Oleks täiesti vahva ja täiesti siis eraldi nagu selline boonus, et see oleks siis ka juba külluse maksmisega, aga et see oleks niisugune võimaluse lahe, et kuna tundub, et need teemad olid väga põnevad ja kõigile pakkus nagu huvi, et siis ongi siin läbirääkimiste küsimus, et kas need, kes olid täna külalised, et siis teile kõigil oleks siis rohkem nagu aega, et võib-olla seal peaaegu tund aega oma teemaga nagu läbi käia, et kui see oleks nagu huvi, et siis andke märku, et see oli siis, mis minu sisemine naine nagu siis pakkus, et võib-olla on selline tuleviku võimalus. Ja üks võimalus ka, et mis ma olen siin mõelnud podcastiga seoses, ongi tekitada võib-olla eraldi selline siis võib-olla VIP-klubi meister siis podcast, kus inimesed ongi nagu siin Helina Kaldal on siis klubi versioonis, et iga kuu makstakse väike kuumakse ja siis tulevad põnevad siis inimesed ja rohkem võib-olla ka siis sellises natuke workshopi stiilis, et ka selline nagu võimalus siis oleks, et kui selline asi ka näiteks pakuks huvi, et siis kas saata email või praegu siia ka siis chati panna, et selline võimalus ka siis arendada nagu välja. Ja
praegu siis podcasti need annetuslingid jäävad alles, et neid võib siis ka, selle me paneme siis iga podcasti lõppu ka, et edaspidi ka, kes soovib, et saab siis jätkata ka podcasti toetamisega sellisel kujul. Ja kui ma mõtlesin ka, et paljud siis suured sellised tegijad on ka öelnud, et eesmärgid võiksid olla nagu suured, et siis ta lükkab nagu need protsessid ka võib-olla suuremalt nagu tööle. Siis võib-olla üks asi, mis kohe vaimus siis välja lõi, oligi, et mis oleks, kui Aarete seiklused podcast jõuaks iganädalaselt vähemalt 1 miljoni eestlaseni, et see oleks nagu väga-väga võimas, et mis oleks selleks vaja, mis inimesi, mis kontakte, mis küllust, mis võimalusi, et saadame selle siis kõik koos niimoodi ühtselt nagu maailma välja, et mis selleks vaja on. Ja ongi, et seda head rõõmu, õnne, teadlikkuse energiat siis suuremalt siis valjuhääldiga nagu maailmaga jagada. Ja paljud võib-olla ka ei tea, aga minu taust on tegelikult antropoloogias, kus siis ma 5 aastat õppisin erinevates maailmaklassi ülikoolides, Oslos, Tromsøs ja Kaplinnas ja tegin ka valmis siis 2 dokumentaalfilmi. Ja antropoloogide tegelikult üks selline eesmärk või varjatud eesmärk ongi tuua siis pinnale või esitada teemasid, mida võib-olla ka kas siis kollektiivteadvuse või ka ühiskonna poolt siis natukene ikkagi veel kas tagasi hoitakse või julgelt veel ei avata või jagata, et siis läbi nende lugude siis seda just sellisel kujul jutustada. Ja sellel nädalavahetusel, mis nüüd just oli mul võimalus ka osaleda siis Erik Edmitsi imelisel One Talk workshopil, kus siis üle 100 inimese oli koos, kus me saime siis ka harjutada, et kuidas paremini rääkida, kuidas paremini oma siis sõnumeid jagada, kuidas lugusid jagada. Ja minu ülesanne on ka, et nende podcastiga ongi tegelikult koguda lugusid, et ma olengi kutsunud seda nagu kultuuri marineerimiseks, et need lood jäävad alles ja senikaua siis, kuni meie podcasti asjad siis ka üleval on, et senikaua siis on neid võimalus kuulata ja jagada. Ja ka siuke väike palve, et tõesti, kui on mingi podcasti episood, mis sulle väga nagu meeldis, sa saad alati seda jagada oma Facebooki seinal. Võib-olla on isegi mõni inimene, kellele sa saad täiesti Messengeris selle eraldi saata, et see on kõik selline orgaaniline siis võimalus kaasa elada ja toetada. Nii, ja lõpetuseks siis veel on ka selline mõte tekitada siis väike selline Aarete seiklused podcasti siis saadikute süsteem, siis inglise keeles on see affiliate, aga põhimõtteliselt ongi siin siis mõtelda välja, et kuidas see täpsemalt kõik toimiks, aga et ongi, et sa soovitaksid seda podcasti tõesti, kui sa näed, et uus episood tuleb välja, kas või tõesti lihtsalt jagada seda oma siis ringkonnas ja oma võrgustikes. See on väike asi, aga see on just, et inimeselt inimesele, et kui mina seda nagu gruppides jagan, et siis on ikkagi hoopis teine teema. Ja nüüd lõpetuseks, mis ma siis võib-olla ka ise ütleks, on just see teema, mis on ka, et Aarete seiklused, et see point ongi, et meie sees on need aarded ja meeldetuletus meile kõigile, et meie ülesanne ja ka meie kohustus on tegelikult siis avastada need aarded, kui me ei ole veel neid siis avastanud. Ja see tähendabki, et kas minna mingisugusele koolitusele, mingisugusele workshopile, proovida uusi asju, et selgeks saada, et mis need minu asjad on ja kus need minu asjad on. Ja me ei pruugi aru saada, kuidas ja mismoodi nad ühel hetkel siis suuremalt nii-öelda siis kokku tulevad, aga iga asi on millegi järgneva asja siis ettevalmistus. Ja nii nagu Steve Jobs ütles oma imelises siis ühes kõnes, et me ei saa aru ühel hetkel, kuidas need erinevad punktid siis meie elus või erinevad kogemused on tegelikult vajalikud olnud millegi suurema jaoks,
millegi siis loomiseks ja kus oli meil vaja just seda kogemust, et sellele ehitada see järgmine suurem kogemus. Ja võtame näiteks praegu minu enda näite, kui siis tuli minu ellu praegu see Wildfiti siis toiduvabaduse ja ka sihuke holistilise tervise süsteem, et kui vaadata nüüd kõik need muud asjad, mis on ka siis sellele eelnenud, 20 aastat coach olnud, inimestega toimetanud, rahvusvaheliselt reisinud 30 maale, ülikooli haridused, inimestega toimetamine, blogipidamised, ärid erinevates maades, nii edasi. See on kõik võib-olla just selleks olnudki vajalik, et ehitada, toetada seda uut järgmist seiklust, mis siis sellega seonduvalt edasi looma hakkab. Ja just kuna Erik Edmins on hästi palju ka Aafrikas siis Kilimanjaro seikluseid teinud ja lisaks siis ka seal on üks lahe Aafrika siis hõim Hadza inimesed, kes seal on praegu siis ka, et ikkagi harrastavad sellist vana aja siis lihtsat elustiili, et kui palju meil on neilt õppida ka toitumise, elu, rõõmu, õnne kohta ja kui mõtelda, et mul on siin ka põhimõtteliselt riiuli pealt tolmub minu siis see professionaalne videokaamera, et mis võimalused isegi võib-olla seal tulevikus mul on ka toetada, et me ei tea, kuidas need asjad nii-öelda avalduvad, aga meie ülesanne, kui see kutse tuleb, et nii nagu minul ka tuli see kutse, et jaa, Krista, see võiks olla järgmine asi, mis toetab sind ja toetab ka neid inimesi, kellega sa toimetad, kuna tuleb siis rohkem ka just see kehateadlikkuse osa sisse, siis anna minna. Ja isegi kui see tundus täiesti nagu võimatu alguses, siis ma järgnesin sellele kutsele, see ongi jällegi see sisemine naine, andsin sellele jah ja vajutasin gaasi põhja ja nüüd olengi osaline programmis ja esimene osa siis ka selline boonuskoolitus oligi siis ühe kõne workshop, mis Erik tegi ja sealt sai juba ka väga palju imelisi siis võtmeid. Ja selles võtmes ka siis väike sihuke lisapromo siin, et kui on siis inimesi, kellel on ka kas suhkrusõltuvus, terviseteemad, ülekaal, toidusõltuvus, muud teemad, kus tervist ja ütleme kõik meie siis tänased esinejad ka suuremal vähemal määral mainisid seda, kui oluline on oma keha eest hoolitseda ja see vundament paika saada, siis kui kõik läheb siis plaani kohaselt, mis minu plaan on igal juhul, siis juulikuus alustan ma siis oma esimese Wildfiti proovigrupiga, nii et on võimalus juba sinna ka registreerida, et see pilootgrupp tuleb siis hästi põnev ja hästi ka erilise hinnaga ja senimaani siis minu Wildfiti coach on siis Harry Parker, kes on siin ka täna olnud, et saate temaga ühendust võtta ja Eestis on ka palju teisi siis juba sertifitseeritud siis imelisi Wildfiti coach'e, et siis saavad teid ka aidata. Ja sellega seonduvalt siis ma võtakski praegu kokku ja kui see podcasti lindistus pakkus sulle huvi ja sul oli hea, said palju inspiratsiooni, siis kindlasti pane siia chati ka, et kuidas sinule oli. Ja Ketlin ütleb väga äge, Kristal ja Harri, äge Wildfit muutis minu elu, toetada teisi on nii inspireeriv ja äge on olnud sinu teekonda näha, väga super. Ja kas on kellelgi veel kommentaare, keegi soovib veel öelda ka mikrofoni sisse panna, väga hea. Verilin, super, Kristal, vajuta gaasi, kihuta edasi, super, väga hea. Ja kas on keegi veel, kes soovib mikrofoni ja pildiga ka öelda paar sõnad lõpetuseks? Jaa, ikka võin öelda mõne sõna lõpetuseks. Mul oli nii tore, sest et mul tekkis sinu asemel hoopis Andresega vahepeal privaatne vestlus, sest et ma tahtsin sulle kirjutada, kirjutasin hoopis Andresele ja siis tahtsin öelda tegelikult, et nii vahva õhtu on olnud ja nii huvitavad teemad on olnud ja sinu ettepanek, et kus need, kes me täna siin kohal olime ja oma maailma teistega jagasime, et teha midagi natukene rohkemat ja natukene pikemat, et see on minu arust väga-väga suurepärane idee. Et olen väga-väga tänulik vahva õhtu eest ja ma olen peaaegu samas seisus nagu Riina, sest et ma kuulen ainult ukse tagant nagu iga natukese aja tagant, kuidas koerale öeldakse pessa. See tähendab
Tundub, et kõigil on kvartel vaja pääseda õue. Just, et biobreaki on vaja jah, et me tulistasime kõik ühes jutis, nii et suur aitäh sulle ja jah, räägime sellest lisavõimalusest, siis mul tundub, kui juba sisemine naine selle välja viskas, et ju siis sellel nii-öelda siis vett peab, on ju, et vaatame ja toimetame sellega edasi, nii et suur aitäh sulle ja ma tean täiesti raudnael, et täna siin sellel kohtumisel olid väga paljud meie esivanemad, kes toetavad samamoodi nende uute alguste ja ka siis vanade kaigaste kodaratest äravõtmist, nii et aitäh, et sa tõid ka seda teadvust, et siis ka nende kohalolu toetada siin ja praegu. Ja. Nii, ja siis lõpetuseks ma võtaks korraks ette ka siis meie abilise Kärdi, et kas sa saaksid korraks panna oma mikrofoni? Nii. Aloha Kärt ja suur aitäh sulle, sa olid nii tubli, super abiline, kõik sekundi pealt olid kirjas ja kõik ilusti voolas, nii et suur tänu sulle kohalolu eest. Taustajõud. Ja just ja Kärdiga ka, kui keegi ei ole jõudnud veel vaadata, siis Kärt oli, temaga oli ka eraldi episood, kus ta jagas oma siis sisemise pere coachingu programmi imelisi kogemusi ja Kärt on just ehe näide sellest, et kui kuidagi ei saa, kuidagi ikka saab. Seal podcastis mul on muidu vana pilt selles mõttes, et ma ei ole enam tumedate juustega ja lühikestega. Ja, et sul on täitsa uus algus igatipidi, nii et väga super. Nii et suur aitäh sulle ka, Kärt, et oli tore, et sa olid olemas, aitasid, toetasid kogu seda imelist koosloomist ja veel kord suur tänu kõigile külalisesinejatele, Helina Kaldale, Andres Põhjalale, Ketlin Ingel-Villemile, Marika Müülaidile ja Riina Raudsikule, et väga super, et olid olemas ja kõigile, kes olid siis siin olemas, suur aitäh ja kõigile siis, kes ka olid aktiivsed chatis, suur tänu, aitäh kõigile, et olete toetamas ja olemas siis ka Aarete seiklused podcastiga, nii et seiklus jätkub. Ja enne kui siis tormame oma eludesse, paneme hetkeks veel silmad kinni ja hingame 2-3 korda sisse välja. Ja võib-olla võid isegi panna kas siis käed siuksesse palveasendisse südame ette või südame peale otse ja lihtsalt tunda tänulikkust selle koosloome eest, mida me täna tegime. Suur aitäh sulle, kõik, kes olid olemas ja imelist loomist, toimetamist teile kõigile, kes siis olemas olite. Ja tunneta seda tänulikkust ka, et sul on võimalus olnud kõik siis info vastu võtta, need imelised killud, energiat vastu võtta ja siis lasta sellel kõigel integreeruda endasse siis täies jõus ja väes. Ja selles väes ja jõus tulegi tagasi, avame silmad ja siis võite kõik korra panna siis oma mikrofonid sisse. Nii ma vaatan, kas ma saan ja korra öelda siis head aega või aloha ja imeliste kohtumisteni siis uute võimalustega. Aloha, aitäh! Aloha!